19. jaanuaril kogunesid kodutütred ja nende toetajad ning rühmajuhid Heintali ringtalli, et tähistada organisatsiooni 88. aastapäeva. Kodutütarde organisatsioon loodi täpselt 88 aastat tagasi. Milline on tänapäeva kodutütar? Tänapäeva kodutütar on ettevõtlik, ta julgeb küsida, ta tahab teha põnevaid asju, ta tahab minna metsa, teha neid asju kodutütarde ridades, mida ta võib-olla oma sõpradega kuskil mujal teha ei saa. Et see on meie võimalus pakkuda noortele midagi, mida tavaline huviring ei paku ja need teadmised ja oskused on ainulaadsed, mida ta saab ainult kodutütarde organisatsioonist. Kodutütarde peavanem Ave Proos jagas tunnustusi ning välja anti ka aastapärlid. Kodutütarde Sakala ringkonnast said erinevad teenete ristid 4 inimest ja lisaks tunnustati Sakala ringkonda aastapärliga selle eest, et nad kogusid annetusi Tartu Maarja kirikule. Mina alustasin oma rühmaga 2012. aastal, nii et hetkel oleme koos käinud 7 aastat. Ja see sai alguse tegelikult natukene minu enda huvist. Ma küll ei ole ise kunagi kodutütar olnud, aga kodutütarde puhul mind just paelus nende selline looduslähedus, kõik need teadmised loodusest, teadmised isamaast, kõik, mis on seotud kodumaa ja kodumaa armastusega, nii et need paelusid mind ja seetõttu siis sai selline valik tehtud, et kodutütardega alustada. Rühmalaagrid on ääretult huvitavad, toredad olnud ja lapsed on oodanud mind sinna ja nad on kallistunud, tahavad minuga koos ja ma tegelikult ka ennast tunnengi laste seest, nagu olen ise ka üks laps. Kodutütarde 2020 saab olema väga töine. Suvel toimub 1000 noore osalusega suurlaager Spekter, lisaks rahvusvaheline militaarlaager Baltikaart, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja UK noorte osalusega on Eestis toimumas, nii et korraldamist jagub nii vabariigi tasandil, kui siis loomulikult ka kõikides maakondades toimuvad laagrid ja väiksemad ettevõtmised on ees ootamas.